Jumal on tõesti liikumas. Täna ma ei jõua ikka veel päris selle juurde, aga Jumala sõna on ikkagi hea. Amen, alati on hea. Ja me täna hakkame rääkima sellisest huvitavad asjast. Me panime pealkirjaks näe. Me hakkame täna rääkima nägemisest ja mitte meie loomulike silmade nägemisest. Ja lähme keerame kõigepealt Matteuse evangeeliumisse. Matteuse 6. peatüki. Sest et meil on vaja mitte ainult teravat nägemist oma füüsiliste silmadega, aga meil on vaja ühte väga selget ja teravat nägemist oma vaimusilmadega. Matteuse 6 ja loeme 22. salmist. Ütleb ihuküünal või ütleb ka lamp, see sõna on ka lamp, on silm. Ja kui su silm on terve, siis on kõik su ihu valguses. Aga kui su silm on rikkis, siis on kogu su ihu pimeduses. Kui nüüd su valgus, mis on sinus, on pimedus, kui suur on siis pimedus? Siin eestikeelses piiblis siin on lõpus on küsimärk. Ma ei tea, kas uues tõlkes on ka küsimärk või? Inglis keeles on siin hüüumärk. See tähendab, et kui see valgus, mis on sinus, on pimedus, siis see pimedus on suur. Tahab see seda öelda. Aga ihuküünal on silm ja kui su silm on terve, siis on kõik su ihu valguses. See, kuidas me asju näeme, ja me ei räägi nüüd füüsilisest nägemisest. Sest et Jeesus rääkis, kes teab seda, kui Jeesus ütles, et vaadake, kuidas te kuulete ja vaadake, mida te kuulete. Amen. Nüüd, miks ta rääkis seda? Ja me räägime täna nägemisest. Kuidas need kaks on omavahel seotud? See on väga otseselt seotud. Sest et see, mida me kuuleme, see ei ole lihtsalt nii öelda midagi, mis läheb meie kõrvadest sisse ja meie aju registreerib mingi mõtte. Ei, see nüüd hakkab mõjutama seda, kuidas me mingit olukorda näeme. Ja mitte nende silmadega, aga oma südamesilmadega. Amen. Mida me kuuleme ja kuidas me kuulame, see on väga oluline. Ja nüüd on oluline, kuidas me asju näeme ja mida me näeme. Sest kui me vaatame valesid asju, siis ta ütleb, et kogu meie olemus on pimeduses. Sa oled segaduses. Sa ei saa aru enam. Ta ütleb isegi ühes kirjakus, sa ei saa aru enam, kus on su parem käsi, kus on su vasak käsi. Sa oled pimeduses. Aga kui sa vaatad õigeid asju, siis sa oled valguses. Amen. Sa näed asju selgelt, sa saad aru, mis on tõde, mis on vale, mis ma peaks tegema, mis ma ei peaks tegema, kuidas ma peaks tegema. Igasugused detailid, sa oled valguses. Sa mõistad asju. Nii et me peame asju õieti nägema. Ja jälle, kui me mõtleme isegi kui me nüüd räägime loomulikust nägemisest, ja nüüd sa võid näha mingisugust objekti kuskil kaugemal. Ja nüüd, kui sa tahad selle objektini jõuda, siis ongi see, et sa pead lihtsalt hoidma oma silmad selle asja peal ja nüüd sa saad sinna minna. Amen. Kuidas sa saad minna, sest et sa näed seda. Vaimulikult on täpselt see sama. Me ei saa minna kuhugi vaimulikult, kui me seda ei näe. Saad sa aru, mida ma mõtlen? Meil on vaja näha oma südames, mida Ja see, mida me peaks nägema, on kirjas siin, Jumala sõnas. Amen. Kui me paneme selle, mida Jumal meile on ütlemas oma silma ette, nii öelda, oma vaimulike silmade ette, nüüd me saame minna selle asja suunas. Amen. Ja me elame valguse sees. Nii et see on väga oluline, mida me kuuleme, kuidas me kuuleme ja mida me näeme. Sellest sõltub tegelikult, kus me oma elus oleme, kuhu me jõuame või kuhu me ei jõua. Mõni inimene elab terve oma elu ja ta ei jõua mitte kuhugi. Mitte kuhugi. Nagu Iisraeli rahvas, kes lihtsalt keerutas seal kõrbes ja nad ei jõudnud mitte kuhugi, nad lihtsalt surid sinna.
Ja kui me ei näe vaimulikult asju, mida me peaks nägema, me ei jõua mitte kuhugi. Amen. Nii et see nägemine on väga-väga oluline asi. Lähme keerame kõigepealt ühte väga tuntud loosse ja see on Luuka 15. peatükk. Ja tead seda, et nendes lugudes, mis piiblis on kirjas, me võime neid lugeda tuhandeid ja kümneid tuhandeid kordi ja me leiame ikkagi midagi jälle uut. Midagi, mida me ei ole näinud. Luuka 15 ja me ei loe tervet seda lugu, sest et see on meile väga tuntud, me teame seda kadunud poja lugu. Hakkame lugema 17. salmist ja ütleb siin, aga kui ta keskenes siis see noorem poeg endasse, olles siis väga jamasse kohta jõudnud oma elus, ütles ta, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt. Mina aga suren siia nälja kätte. Ma asun teele ning lähen oma isa juurde ja ütlen temale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ega ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Ja me näeme seda, et talle tuleb tegelikult, tema süda mõistis teda hukka, ta sai aru, et ta on teinud valesti. Väga lihtsalt öeldes, ta tuli pattu tundmisele. Ta peab minema tagasi isa juurde ja paluma andeks. Ja ta läks sellise isegi mõttega, et ma ei ole isegi enam väärt, et sa võiksid mind oma pojaks süüda. Pea mind kui üht oma palgalist ja ta läks teele ja ta tuli oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi teda tema isa ja tal hakkas hale meel. Ja ta jooksis ja hakkas temale ümber kaela ja andis temale suud. Nüüd me näeme seda Jumalast siin ka, et kui üks inimene pöördub oma patust ja parandab meelt, see andeks andmine on kohene. Kohe. Ta ei ole jõudnud isegi oma suud avada. Isa juba jookseb talle vastu, juba kallistab teda, annab talle suud, selles mõttes, et ta juba võtab ta vastu kahel käel. Jumal on väga kiire andeks andma, kui inimene pöördub. Aga poeg ütles talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu sinu ees, ega ole enam väärt, et mind su pojaks süütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kõige kallim rüü ja pange temale selga ja andke temale sõrmust sõrme, kingad jalga. Sa näed siin, mida me näeme? Nii kui inimene parandab meelt, seal on kohene taastamine, täielik taastamine. Täielik taastamine. Kui inimene annab oma üleastumise ja patuga maad kuradile, et kurat saab tulla, et hävitada ja hukata ja varastada. Nüüd, kui inimene parandab meelt, Jumal taastab kohe. Amen. Jumal on nii armuline. Ja ütleb siin, et ja tooge veristage nuum vasikas ja söögem ja olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud ja on ellu virgunud. Ta oli kadunud ja ta on leitud. Ja nemad hakkasid rõõmutsema, aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja ligi, kuulis ta pilli ja ringmängu. Ja siis ta kutsus ühe teenijast enda juurde ja kuulas, mis see peaks olema. Ja see ütles temale, su vend on tulnud ja su isa on veristanud nuumvasika, et ta on saanud tema tervisega tagasi. Aga ta vihastus ega tahtnud sisse minna. Ja siis tuli ta isa välja ja palustada. Kuid tema vastas ning ütles isale, vaata, nii mitu aastat orjan mina sind ja ei ole iialgi astunud üle sinu käsu. Ja sina ei ole mulle elades andnud ühte sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmus olla oma sõpradega. Aga kui tuli see sinu poeg, kes su vara on ära raisanud hooradega, veristasid sina temale nuumvasika. Tema ütles temale, laps, sina oled ikka minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu. Nüüd, mis oli selle vanema poja probleem? Ta ei näinud ennast nii, nagu ta oleks pidanud nägema. Ta nägi, et mul ei ole mitte midagi, isa ei ole mulle mitte midagi andnud ja nüüd see, et ta nägi midagi valesti, ta elas vales tegelikult. See tekitas temas negatiivseid ja valesi emotsioone. Ta oli pahane, ta oli kibe, ta oli pahane isa peale, ta oli kibe oma venna peale. Saad sa aru, et seal on kibedaid kristlasi, kes on kibedad sellepärast, et nemad ei ole näinud ja mõistnud asju õieti. Ja nad elavad pimeduses.
Ja see pimedus põhjustab seda, et nad reageerivad valesti. Amen. Ja nad elavad valesti. Meil on vaja näha ennast õieti. See noorem poeg, isegi kui ta tegi selliseid vigu, aga see, et ta tuli isa juurde tagasi, ta parandas meelt. Ta sai kohe taastatud. Tal ei olnud probleemi, sest et seda ei ole siia kirjutatud, et tal oleks olnud probleem sellega, et ta oleks hakanud isaga kuidagi seal vaidlema. Oh ei, isa, ei, kuidas sa saad mulle seda teha? Ei, ma ei ole väärt ja ei, ära anna ja ma ei ole väärt. Ei, ta ei hakanud. Ei, ta võttis selle vastu rõõmuga ja ta sai taastatud. Amen. Aga see vanem poeg, ta isegi, mulle tundub, et ta oli nii kibedaks läinud, et ta isegi ei saanud aru, et ta peaks meelt parandama. Ja ta elas kogu oma kristlase elu ilma selle Jumala õnnistuseta. Miks? Sest et ta nägi ennast valesti. Ta nägi, et ta orjab Jumalat. Ja Jumal ei anna talle mitte midagi. Ta nägi asju valesti. Me peame nägema asju õieti. Amen. Sest et jälle me võime näha, saad sa aru, et me ei räägi isegi ainult positiivsetest asjadest. Sest et kui me näeme enda sees asju vildakalt ja väänatult ja valesti, see toodab pimedust meie ellu. Amen. Sellepärast on nii oluline, et me teame, mida Jumal oma sõnas ütleb. Ja peame tundma Jumala sõna. Amen. Et keegi ei saaks väänata meie sees seda sõna vildakaks. Et me ei hakkaks uskuma valet ja ei astuks selle läbi pimedusse. Ja ei muutuks kibedaks. Me peame asju õieti nägema. Amen. Sest jälle me eelmine kord rääkisime, me peame hoidma kinni Jumala tõotustest. Amen. Ja see tähendab seda, et me peame seda nii selgelt oma südames nägema, sest et kui me ei näe, siis asjad lähevad kuidagi lendu, vajuvad ära. Amen. Aga kui midagi on nii selgelt meie sees, kui ma näen midagi, see on nii minusse, nagu ta ütleb, et me peame olema juurdunud ja rajatud Jumala sõnasse. Amen. Et kui tulevad olukorrad ja tulevad raskused ja tulevad mingid asjad, tuuled ja tormid, mis tahaks mind ära lükata selle kindla aluse pealt, siis ma ei lase ennast lükata, sest et ma näen midagi nii selgelt. Täpselt nagu üks kristlane, kui keegi tuleks ja ütleks sulle, et kuule, sa ei ole isegi päästetud. Mis juttu sa räägid? Ma tean, et ma olen päästetud. Keegi ei saa sind selle aluse pealt ära lükata. Miks? Sest et see on nii juurdunud ja rajatud sinusse. Sa oled nii veendunud selles. Amen. Ja tead seda, et tõde tervenemisest, tõde jõukusest, tõde rahust ja rõõmust, tõde sellest õigusest, mis meile on antud, saab olema, see potentsiaalselt saab olla täpselt sama palju meisse juurdunud ja rajatud kui see tõde, et ma olen päästetud. Et mis iganes olukord ei tule, mis iganes keegi ei ütle või ei tee, siis keegi ei saa sind ära lükata selle aluse pealt, sest et sa oled nii rajatud sellesse. Amen. Sest see on nii selgelt sinu sees, sa näed seda. Vaatame mõnda lugu. Täna me juba rääkisime siin. Lähme vaatame kõigepealt Noad, aga keerame Heebrea kirja. Me vaatame täna väga palju samu kirja kohti, mis me eelmine kord vaatasime, aga me vaatame seal natukene teisi asju. Heebrea 11 ja vaatame, mis siin ütleb Noa kohta. Heebrea 11 ja ma loen 7. salmi. Ütleb, usu kaudu sai Noa ilmutuse sellest, mis veel ei olnud näha. Mis see usk on? Me rääkisime, usk on midagi, mis usub ilma, et ta näeks, on ju. Et ilma, et ta nii-öelda füüsiliste silmadega näeks. Me räägime nüüd füüsiliste silmadega nägema. Usk usub midagi, mida ta ei näe füüsiliselt. Nüüd, ta ütleb, Noa sai ilmutuse sellest, mida veel ei olnud näha. Nüüd ta sai ilmutuse milleski.
Mis on ilmutus? Ilmutus on midagi, mis on pilt sinu südames. Üks selge teadmine ja pilt sinu südames, see on sulle ilmutatud. Amen. Keegi ei saa sind sellest välja lükata, sest et sa tead, et sa tead, et sa tead. Amen. Ja Noa sai ilmutuse sellest, mida veel ei olnud näha. Mis see tähendas? See, et hakkab vihma sadama. Ja see, et tuleb üleujutus. Polnud isegi vihma tulnud ühtegi korda maa peal. Sest ta ütleb, et tol ajal oli see udu ja hommikune kaste, mis kastis maad. Vihma ei olnud kunagi sadanud. Ja nüüd Jumal ilmutab talle midagi, näitab talle midagi. Noa näeb midagi oma südames. Ja see pilt, mis ta saab Jumala käest, loeme selle lõpuni ka. Ja ta ehitas pühas kartuses laeva oma perekonna päästmiseks. Ja selle kaudu ta mõistis hukka maailma ja sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust. Me teame, kaua Noa ehitas laeva. 120 aastat. Kujutad ette, 120 aastat sa ehitad midagi, et pääseda üleujutusest, mida keegi ei ole kunagi näinud. Ja kõik nagu naeravad su üle ja mõnitavad sind. Mis asja sa teed? Mis asi see on? Noa on ära pööranud. Noa on segi läinud. Aga ta ei olnud segi läinud, ta oli midagi näinud. Amen. Ja 120 aastat ta hoidis kinni sellest, mida ta oli näinud. Ja 120 aastat, see on pikk aeg. See on väga pikk aeg. Ja nii kaua see, mida ta oli näinud oma südames, kandis teda päevast päeva, kuust kuusse, aastast aastasse, et ta seisis selle peal, mis Jumal oli talle näidanud. Amen. Ja ta ei lasknud sellel ära vajuda. Ta ei lasknud sellel kuidagi viisi nõrgaks minna, sest et ta oli näinud midagi. See oli tema sees. See oli tema südames. Amen. Ja ta oli selles veendunud. Usu läbi ta sai selle ilmutuse. Noa nägi midagi. Lähme vaatame Joosepit. Täna juba on räägitud Joosepist. Vaatame veel Joosepit. Esimese Moosese raamat ja 40. peatükk. Ma mõtlen, kas see on õige. Saab olla 40. Nii, see ei ole 40. Ahah, see on tegelikult 37. See on nagu pastor Jaanus ütleb, kes kirjutas siia 40? Esimese Moosese 37 on see. Ja 5. salmist ütleb, kord nägi Joosep unenäo ja jutustas selle oma vendadele. Seejärel hakkasid need teda veel enam vihkama. Ja ta nimelt ütles neile, kuulge ometi seda unenägu, mis ma unes nägin. Jah, vaadake, me olime väljal vihke sidumas ja enne minu vihk tõusis üles ja jäigi püsti seisma. Aga vaata, teie vihud ümbritsesid seda ja kummardasid minu vihu ees. Ja siis ta vennad ütlesid temale, kas sina tahad saada meile kuningaks ja hakata meie üle valitsema? Ja nad vihkasid teda veelgi enam tema unenägude ja kõnede pärast. Ja ta nägi veel teise unenäo, jutustas selle oma vendadele ja ütles, vaata, ma nägin veel ühe unenäo ja enne päike, kuu ja 11 tähte kummardusid minu ees. Aga kui ta seda jutustas oma isale ja vendadele, siis ta isa sõitles teda ja ütles temale, mis unenägu see küll on, mis sa nägid? Kas mina ja su ema ja vennad tõesti peame tulema ja sinu ees maani kummardama? Ja ta vennad said temale kadedaks, aga ta isa pidas meeles selle loo. Nüüd me näeme seda, et Jumal näitas Joosepile midagi. Amen, ta nägi midagi. 2 unenägu. Ja nüüd me teame seda lugu Joosepist. Me teame, et vennad müüvad ta maha orjana. Ta on Potifari kojas aastaid teenimas seal, kuni Potifari naine süüdistab teda
valelt ja ta satub vangi. Amen. Ta on ori, ta on vang ja kõik need aastad. Ma täpselt ei teagi, see oli vähemalt üle 10 aasta vist. Ma ei mäleta täpselt. Mingi ala 15 aastat oli see periood, kus ta oli siis ori ja vang. Ja läbi kogu selle aja, sest et kui me vaatame, see oli see 40 mul siin. Okei. Esimese Moosese 40, ja salmist 6. See on see, kui ta on siis vangihoones. Ja 40 ja 6 ütleb, et kui Joosep tuli hommikul nende juurde, seal oli siis 12 vangi nii-öelda, kelle juurde ta tuleb. Ja nägi neid, vaata, siis olid nad nukra näoga. Ja ta küsis Vaarao hoovkondlaselt, kes olid ühes temaga vahi all, ta isanda kojas üteldes, mis pärast on teil täna nii pahurad näod? Joosep on vangis. Ja ta küsib, miks te olete nii kurvad? Miks te olete nii pahurad? Olge rõõmsad, mehed, olge rõõmsad. Ja üks läks võlla vist järgmine päev. Aga miks Joosep ei olnud pahur? Miks Joosep ei olnud kurb? Sest et ta oli midagi näinud. Ja kõik need aastad ta kandis seda, mida Jumal oli talle näidanud. Ta kandis seda oma südames. Ja see kandis ta läbi kõige selle raskuse, mis tuli tema teele. Amen. See oli see, mis hoidis seda kindlana. Mis ei lasknud tal muutuda kurvaks ja hakata ahastama ja nutma ja ennast haletsema. Et nägin siuksed vägevad unenägud, aga siin ma olen ori, siin ma olen vang. Ja mingit lootust ei ole. Ei, tal oli lootus, sest Jumal oli talle midagi näidanud. Amen. Ja ta hoidis sellest kinni kõige selle keskel. Ja see andis talle üleloomulikku rõõmu ja kindlust ja jõudu, et sellest kõigest läbi minna. Amen. Miks? Sest et ta nägi midagi. Meil on vaja näha seda, mida Jumal on meile juba rääkinud. Täpselt nagu Noa sai ilmutuse. Meil on vaja saada ilmutus Jumala sõnast selle kohta, mida Jumal on sinu kohta rääkinud. Amen. Vaatame veel kedagi. Lähme keerame 1. Moosese 22. peatüki. Abraham. 1. Moosese 22. Jälle tuntud lugu, kus Jumal ütleb Abrahamile, ta sai lõpuks, üle 25 aasta, ta sai lõpuks oma tõotuse poja kätte. Iisak. Ja nüüd Jumal ütleb talle, võta oma poeg ja mine ohverdada. Ja loeme, nad lähevad siis ja loeme 5. salmist. Ja Abraham ütles oma noortele meestele, jääge teie eesliga siia. Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Vau. See on huvitav. Nüüd me peame aru saama sellest. Abraham oli midagi näinud. Mida ta nägi? Ta nägi seda, kui Jumal ütles talle, Iisakist loetakse sinu sugu. Mis ta tegi? Ta uskus Jumala sõna enda kohta. Ta uskus seda, mida Jumal oli tema kohta öelnud. Ta uskus seda täie veendumusega, et Jumal, sina ütlesid mulle, Iisakist loetakse minu sugu. Ja sellepärast ta läheb täies usus ja ütleb meestele, me läheme sinna üles, mäele, kummardame, see tähendab ülistame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Ja lähme keerame korra jälle tagasi Heebrea kirja, Heebrea 11.
lase oma usk saada üles õhutatud sellesse, et Jumal on andnud meile oma sõna, et see kannaks meid läbi kõige. Täis rõõmu, täis rahu, täis veendumust, et kui Jumal on midagi öelnud minu kohta, siis mitte ükski olukord, mitte miski ei saa mult seda röövida. Ei saa. Ei saa. Sest et Jumal on öelnud. Sest et Jumal on öelnud. Vaatame Hebra 11 ja loeme Salmist 17. Usu läbi viis Abraham ohvriks Iisaki, kui teda katsuti. Piibel ütleb seda, et ta viis Iisaki ohvriks. See, et ta oli nii valmis seda tegema. See, et ta oli, loeme lõpuni. Kui teda katsuti ja ohverdas selle esmasündinu, kui ta oli saanud tõotused ning kui temale oli üteldud, Iisakist loetakse sinu sugu. Sest ta mõtles, et Jumal on võimeline ka surnuist üles äratama ja selle mõistukujuks ta sai tema ka tagasi. Me teame seda lugu, et ta läks sinna üles Iisakiga. Ta oli valmis teda ohverdama. Ta sidus ta kinni, pani ta puude peale, võttis noa ja oli valmis ta kõri läbi lõikama. Miks? Sest et ta oli midagi näinud. Ja ta oli absoluutselt veendunud, et kui Jumal on mulle öelnud, et Iisakist loetakse sinu sugu, ja kui Jumal on mulle öelnud, et ma pean selle poisi nüüd ohverdama, siis Jumalal ei jää muud üle, kui ta peab ta surnust üles äratama. Ja me läheme temaga tagasi nende meeste juurde. Ta oli selles nii veendunud. Tal ei olnud grammigi kahtlust. Milles? Selles, mida Jumal oli talle näidanud. Amen. Ja see kandis teda sellest läbi rõõmuga. Ta ei olnud masenduses. Isegi kui nad läksid sinna mäe otsa Iisakiga, Iisak küsib tema käest, et isa, et siin on puud, aga kus on ohvrid all? Ja Iisak või see Abraham ütleb talle, et küll Jumal muretseb. Küll Jumal muretseb endale ohvrid alle. Ta oli täies veendum, ta ei olnud ahastuses. Ta ei olnud see, et ta hoidis nuttu tagasi. Miks? Sest et ta oli nii veendunud. Ta oli usus sellesse, mida Jumal oli talle öelnud, mida Jumal oli talle näidanud. Ta oli midagi näinud. Amen. Ta teadis seda lõpptulemust. Iisakist loetakse minu sugu. Amen. Jumal tahab, et me oleme tema järele tegijad. Tead seda kirja kohta? Efeslaste 5:1. Olge Jumala järele tegijad. Jumala ahvijad, ütleb üks tõlge. Kuidas Jumal opereerib? Jumal näeb algusest lõppu. Meil on vaja näha lõppu. Amen. Meil on vaja näha seda. Miks? Sest et siis, nüüd me saame selle suunas minna. Kui me seda ei näe, siis me eksleme ringi. Amen. Me ei tea teed. Aga kui me midagi näeme, kui me näeme seda lõppu, kui me avastame Jumala sõnast, mida Jumal on mulle öelnud ja tõotanud, nüüd ma näen seda ja nüüd ma saan selle poole minna. Nüüd ma saan sellest kinni haarata. Ja nüüd mis iganes tuuled ja tormid vahepeal ei tule minu vastu, nüüd ma hoian silmad selle lõppasja peal, selle lõpp eesmärgi ja tulemuse peal ja see hoiab mind rõõmsana, tugevana, kindlana. Amen. Ja ma ei kõigu. Ja ma lähen ja ma saan selle asja kätte. Nii et, ja see on hämmastav, sest et Jumal, me teame seda, et Jumala ingel tuli ja ta sekkus. Ta ütles, Abraham, ära tapa, on ju, seda poissi, eks ole. Me teame seda lugu. Ja Jumal ütleb, Jumala nii-öelda see tunnistus sellest oli, et ta ohverdas oma poja.
Sest ta oli nii valmis seda tegema. Sest ta oli nii usus, et Jumal peab ta üles äratama. Ta ei saa surra. Kuidas ta saab surra? Kui Jumal ütles mulle, et Iisakist loetakse sinu sugu. Ta ei saa surra. Ei saa. Võimatu. Võimatu. Nad kõik nägid midagi. Nad kõik nägid midagi. Lähme vaatame veel, kes midagi nägid. On kuidagi jäänud üldse kirja koht kirjutamata. Ma tean, et see on 4. Mooses. Ma kohe leian teile selle kirja koha. See on 4. Mooses ja 13. Iisraeli rahvas. Me ei hakka võib-olla isegi kõike seda lugema, me teame jälle seda. Ma loen võib-olla kohati siin. Loeme kõigepealt 1. salmist, paar salmi siin. Ütleb 13 ja 1. Ja Jehova rääkis Moosesega üteldes, läkita mehi uurima Kaanani maad, mille ma annan Iisraeli lastele. Me teame seda, et Jumal oli rääkinud neile korduvalt. Seal on see tõotatud maa, mis voolab mette piima ja ma annan selle teile. Te lähete, te vallutate selle. See on nagu tehtud asi. Amen. Jumal oli korduvalt neile seda rääkinud. Mille ma annan Iisraeli lastele. Igast nende vanemate suguarust läkitage üks mees. Iga üks neist olgu vürst. Me näeme seda, et kõik need need maakuulajad, keda läkitati, need olid juhid. Nad ei olnud lihtsalt keegi, Miku ja Juku seal, aga nad olid juhid. Ja salm 3. Ja siis läkitas Mooses Jehova käsul nad Paarani kõrbest ja kõik need mehed olid Iisraeli laste peamehed. Ja nüüd ta siis ütleb kõik need nimed ja kes sinna läksid ja nende hulgas siis olid ka Joosua ja Kaaleb. Ja nad läksid sinna ja nad tulid tagasi, nad nägid seda maad. Nüüd nende kas füüsilised silmad nägid seda maad, millest Jumal oli neile kogu aeg rääkinud. Ja nüüd nad tulevad tagasi ja me teame seda, et 12.10 nad hakkavad rääkima, et see on küll hea maa, aga seal on need hiiglased ja seal on need kindlustatud linnad ja kõik see, millest me eelmine kord ka rääkisime. Nüüd, nemad olid seda maad ka füüsiliselt näinud. See ülejäänud miljonid seal rahvast ei olnud seda ise füüsiliselt näinud. Nad olid kuulnud Jumala sõna, et see on see hea maa, mis voolab mette piima ja ma annan teile selle maa, aga nad ei olnud seda ise füüsiliselt näinud. Nüüd need mehed räägivad sellest maast neile negatiivselt, millest Jumal rääkis neile positiivselt. Ja nüüd, kui me vaatame 14. peatüki ja 1. salm, ütleb, siis terve kogudus tõstis valjusti häält ja rahvas nuttis sellel ööl. Ja me teame seda, et see asi läks nii kaugele, et nad tahtsid neid kividega surnuks visata Kaalebit ja Joosuat, kes tahtsid neid ümber veenda inimesi. Et umbes ärge kuulake seda juttu, sest et me oleme võimelised minema ja vallutama selle maa. Sest Jumal on öelnud, et ta annab selle maa meile ja me oleme selleks vägagi, me suudame seda. Nad ütlesid, me suudame seda. Nüüd, rahvas nuttis terve öö. Miks? Nüüd me jõuame tagasi siin algusesse. Pange tähele, mida te kuulete. Pange tähele, kuidas te kuulete. Miks? Nad ei olnud seda ise füüsiliselt näinud, seda maad. Nad ei olnud näinud isegi neid hiiglaseid ega neid kindlustatud linnu. Nad ei olnud näinud mitte midagi sellest, aga nad nägid midagi oma sees. Lähtuvalt sellest, mis neile räägiti. Ja see pani nad
nutma ja halama terve öö, sest nad arvasid, et nüüd me oleme kutud, meid tapetakse maha ja umbes võtame ruttu oma asjad ja lähme sinna Egiptusesse tagasi. Sest muidu meid lüüakse kõiki maha siin. Mis me näeme? Mida me kuuleme? Kuidas me kuuleme? Amen. See on see, mis põhjustab seda, et me näeme midagi oma südames. Kui me kuulame seda, mida Jumal on meile ütlemas. Kui me võtame seda tõsiselt. Amen. Ja võtame selle usus vastu. See tekitab meis selle nägemise, selle pildi sellest, mida Jumal tahab meile teha. Missugust elu Jumal tahab, et me elaksime. Saate aru? Kui me kuulame midagi muud, isegi ma ütlen, kui me kuulame ainult uudiseid, siis see tekitab sinus ühe pildi, hirmupildi. Mis saab? Mis tuleb? Siin on sõda, seal on sõda. Tead seda, et Jeesus ise ütles lõpuaegade kohta. Jüngrid tulid tema juurde ja hakkasid rääkima sellest suurest templist ja vägevast templist. Ja Jeesus ütleb meile esimene asi, vaadake, et keegi teid ei eksita. Ja ta hakkab rääkima lõpuaegadest, kus me praegu elame. Praegu sellel ajal on üks kõige suurem oht, on eksitus. Tead seda, et me oleme ümbritsetud valega. Eksitajatega. Sa ei tea enam, keda sa võid usaldada ja uskuda. Sa lähed interneti avarustesse, see on ohtlik, sest seal on nii palju pettust. Sa ei tea enam, ja kui me ei ole juhitud pühast vaimust, ja tegelikult meil ei ole vaja sinna isegi ronida. Meil ei ole vaja sinna ronida. Amen. Meil on vaja täita ennast Jumala sõnaga. Meil on vaja näha seda, mida Jumal on meile rääkimas. Ja tead seda, et Jumal ei ole rääkimas meile mitte midagi negatiivset. Sest kui sina armastad Jumalat ja kui sina hoiad Jumalast kinni, siis sinu tulevik on helge. Ja kõik, mida Jumal on sulle mida Jumalal on sulle öelda, on ainult positiivne. Ainult positiivne. See on ainult rahu ja see on ainult rõõm ja see on ainult elu ja see on ainult õnnistus ja see on ainult edu ja see on ainult tervis ja see on ainult jõukus. Amen. Hoia Jumala sõna oma silma ees. Vaata, mida sa kuulad. Ja vaata, mis läheb sinu südamesse. Ja mis pilti sa näed oma südames enda tulevikust. Jumal tahab, et sa näeksid seda pilti, mida tema on sulle näitamas. Amen. Seal on väga palju ka kristlikus maastikus, kes räägivad igasugustest õudustest ja õnnetustest ja hädadest ja mis on meie peale kõik tulemas ja umbes jookske kõik ja peituge ja minge varjenditesse ja kaevame ja ehitame varjendeid igale poole endale. Ära usu. Ära usu. Miks? Sest et Jumal ei ütle sulle seda. Jumal ütleb, et tema hoiab ja kaitseb sind isegi, mis iganes ei toimu sinu ümber. Ja kui sa toidad ennast mingi muuga, siis sa ei lähe sellest läbi. Sul peab olema see õige pilt sinu südames, et sinu tulevik on helge. Täpselt nagu Abraham. Iisak ei saa lihtsalt surra ja ta ei saa. Ta ei saa. Miks? Sest et Jumal ütles, Iisakist loetakse sinu sugu. Jumal ütleb, et ma tean neid mõtteid, mida ma sinu pärast mõlgutan. Ma tean neid. Need ei ole õnnetuse mõtted. Need on rahu mõtted. Et anda sulle tulevikku ja anda sulle lootust. Amen. Ja kui me hoiame need asjad oma südames, nüüd meil on midagi silma ees,
Ja ma tean, et minu elu läheb seda rada, sest et Jumal on mulle öelnud. Amen. Ja see hoiab sind kindlana ja see hoiab sind rõõmsana. Inimesed on nii masendunud igal pool ümberringi. Hirmus, masendunud. Neil ei ole lootust, sest et kellel ei ole Jumalat, sellel ei olegi lootust. Aga Jumal on andnud meile lootuse. Ta on andnud meile midagi meie südamesse, mille suunas me saame kogu aeg sirutada. Amen. See on minu abi, see on minu pääste, see on minu tulevik, mida Jumal on mulle kindlustanud. Amen. Ei tähenda, mis ümber toimub. Ei tähenda, mis inimesed räägivad. Ära kuula. Ära kuula. Amen. Ja tead seda, et me ei saa isegi korralikult paluda selle rahva ja riigi eest, kui me oleme hirmus. Sest me hakkame paluma hirmust lähtuvalt. Ja see palve ei tööta, sest et Jumal ei saa vastata hirmu täis palvele. Amen. Me peame teadma, mida Jumal on rääkimas. Jumalal on suured plaanid selle rahva jaoks. Amen. Ja isegi kui me esmaspäeval ei võta, võib-olla ei ole, et me ei palu võib-olla Eesti eest, see ei tähenda seda, et me ei peaks paluma Eesti iga päev. Amen. Ja paluma usus. Paluma teades, et Jumalal on head plaanid selle rahva jaoks. Jumalal on plaan seda rahvast hoida ja kaitsta. Amen. Ja me ei pea kartma. Ja me ei tohi karta. Sest hirm on vaim. Aga nemad nutsid ja olid ahastuses terve see öö, sest et nad kuulsid midagi, mis absoluutselt nüüd täielikult tõmbas nende vähesegi usu täiesti miinustesse. Ja nende jaoks oli absoluutselt lootusetu olukord. Võimatu ja lootusetu olukord. Ja kust see tuli? See, et nad kuulasid ühte negatiivset tunnistust. Kellegi poolt, kes ei tahtnud uskuda Jumala sõna. Tead, nad olid osa Iisraeli, nad olid Iisraeli juhid. Tead, et seal on kogudusi, kus inimesed istuvad ja nad kuulevad midagi, mis tõmbab nende vähesegi usu miinustesse. Ja neil ei ole jõudu, et tõusta. Ja piibel on Jumal väga tõsiselt räägib, et sellised juhid, koguduste juhid, nende karistus on üks hullemaid. Miks? Sest et inimesed võivad minna isegi hukatusse sellepärast, et nad istuvad sellistes kogudustes, kus nende usk ei saa üles ehitatud, vaid saab täielikult ära võetud see vähenegi, mis neil on. Vaadake, mida te kuulete. Kuidas te kuulete? Amen. Mida sa lased oma südamesse? Mis pilti see sinus maalib? Tead, et sõnad maalivad meis pilte. Sa näed midagi. Aga mida sa näed? Sa peaks nägema seda, mida Jumal on sulle rääkimas. Miks ta ütleb Joosuale, kui me jälle keerame? Apikene, meil on kõigil peas see kirjakoht. Joosua 1 ja 8. Ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust. Jumala sõna. Vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek. Siis, millal, kui sa mõtled Jumala sõna peale, kui sa kuulad Jumala sõna, kui sa mõtled Jumala sõna peale, see maalib sinus õiget pilti sellest tulevikus, kuhu Jumal tahab sind viia. Amen. Vaata, mida sa kuulad. Kui me isegi vaatame siin samas, kui sa oled siin Joosua 1, peale seda kohe, ta ütleb 10. salm, Joosua andis käsu rahva ülevaatajale öeldes, käige leer läbi ja andke rahvale käsk, öeldes,
valmistage enestele tee moona, sest 3 päeva pärast te lähete üle selle Jordani. Mitte võib-olla. Mitte ei tea, vaatame, kui hea ilm on. Ei, te lähete. Joosua sai täis usku sellest, mida Jumal talle ütles. Ta oli nii kindel ja nii veendunud. Pange ennast valmis. Pange ennast valmis, sest et te lähete üle Jordani. Olge valmis. Tead, et usk valmistub. Usk ei istu lihtsalt diivanil ja ei oota, et midagi kukub sulle pähe. Kui sa midagi usud, siis sa valmistud. Amen. Sa teed ruumi sellele õnnistusele, mida Jumal tahab sinu ellu tuua, sest sa näed seda. Ja sa näed, et kuule, ma ei ole isegi valmis seda vastu võtma ja sa hakkad valmistuma. Miks? Sest et sa usud seda, mida Jumal on sulle rääkinud, sa näed midagi oma sees. Sest te lähete üle selle Jordani, et minna vallutama maad, mille Jehova teie Jumal annab teile pärida. Või inglis keeles ütleb see, et kus siin ütleb, et minna vallutama. Inglis keeles ütleb, et vallutada ja võtta oma valdusesse see maa. See on nii konkreetne. Kui me näeme midagi oma sees, siis seal ei ole enam, seal ei ole seda ei, see on ainult üks rada. Amen. Ma lähen, ma vallutan, ma omastan selle, see on minu oma, Jumal on selle mulle andnud, keegi saa mult seda võtta, keegi saa mult seda röövida. Sa oled nii kindel, sa oled nii veendunud ja see ongi usk. Amen. Et ma ei lase seda endalt röövida. Ja me näeme, see on ka huvitav, kui me vaatame me teame, et teises peatükis, see on naljakas. Nüüd on üks asi, mis on naljakas. Jumalal on huumorimeelt. Me näeme teises peatükis ja ütleb, et ja Joosua Nuuni poeg läkitas salaja sittimist 2 meest maakuulajaks, öeldes, minge vaadake maad ja Jeerikot. Jälle saadab maakuulajad, saadab 2. Ärme enam 12 saada. Sest et viimane kord, kui saadeti 12 maakuulajad, jama oli majas. Jama oli majas. Me jäime 40 aastaks tiirutama sinna kõrbe. Saadame 2. Sest ta teadis, et tema ja Kaaleb olid eelmine kord ainukesed, kes jäid usku. 2 aitab. Ja nad saadavad need maakuulajad ja me teame seda, kui nad tulevad sinna, oli see Hoor Rahab. Tänu Jumalale, tema elu sai absoluutselt kardinaalselt muudetud. Saad sa aru, see sama naine on Jeesuse sugupuus sees. Jumal valis hästi huvitavaid inimesi Jeesuse sugupuusse. Kui sa hakkad uurima neid, päriselt ka. Seal on inimesi, kelle kohta meie võib-olla ütleks, mida? Siuke mees, tegi siukseid asju. Ja Jumal valis ta Jeesuse sugupuusse. Vau! Tead, meie näeme alati asju hoopis teistmoodi kui Jumal. Aga nad tulevad sinna ja kui me vaatame selle peatüki lõppu, 24. salm, nad tulevad nüüd tagasi sealt maakuulamisest. Ja nad ütlevad ja nad ütlesid Joosuale, tõesti Jehova on andnud meie kätte kogu maa. Kõik maa elanikud juba värisevad meie ees. Nüüd, nad nägid midagi füüsiliselt võib-olla sa ei saa aru, sa näed ikkagi neid kindlustatud linnas ja kõike seda, mida nad nägid enne. Aga nad kuulsid midagi. Nad kuulsid seda, mida see Rahab neile rääkis. Kuidas kõik rahvas on umbes värisemas oma sokkides, oodates seda rahvast, kellel on nii vägev Jumal. Ja see, mida nad kuulsid, see kinnitas nende südameid ja Jumal on andnud meile selle maa. Mitte isegi enam ei anna, vaid ta on andnud. See asi on tehtud.
see asi on tehtud ja usuga on samamoodi. Meie jaoks me peame jõudma sellesse kohta, kus meie jaoks asi on tehtud. Amen. See ei ole enam midagi, mida ma ootan. See ei ole enam midagi tulevikus. See ei ole midagi, mida ma pean, kuidas. Ei, see on tehtud. Ja ma astun hingamisse. Miks? Sest et see on tehtud. Ma võin käia täies rahus. Isegi kui ma ei näe veel seda. Isegi kui ma ei koge veel seda. Aga kui ma tean midagi, kui ma olen kinni haaranud sellest Jumala tõotusest, Jumala sõnast ja kui ma näen seda oma sees, jaa, see on minu. Jumal on selle mulle andnud. Ja nüüd ma astun hingamisse. Täiesse rahusse. Amen. Mis iganes mu ümber ei toimu. Miski enam ei kõiguta mind. Amen. Lähme vaatame ühe ka huvitava kirjakoha, 1. Moosese raamat ja 13. peatükk Abrahamist veel. See on siis see lugu, kus Abraham ja Lot, neil tekib seal, nende karjaste vahel tekib tüli, sest et maa ei suuda ära toita nende tohutuid karjasid. Miks? Sest et Jumal oli neid nii tohutult õnnistanud või õnnistanud tegelikult Abrahami. Ja Lot sai rikkaks tegelikult põhimõtteliselt sellest ülevoolust, mis Jumal andis Abrahamile. See lihtsalt loksus üle ka Loti peale. Amen. Jumal tahab niimoodi sind õnnistada, et inimesed, kes on sinu ümber, saavad osa sellest. Mul ei ole seda välja otsitud, aga kui sa vaatad, see oli mitmeid kordi. Abrahamil endal kuningad tulid tema juurde. Tahtsid teha temaga liidu, sest et kuningas Abimelek ütles, ma näen, et Jumal on sinuga, et Jumala õnnistus on sinuga. Iisakiga oli samamoodi. Kuningas tuli, ütles, et ma näen selgesti, et Jumala õnnistus on sinu üle. Jumala käsi on sinu üle. Saad sa aru, et kui meie oleme õnnistatud Jumala poolt, see on nähtav inimestele meie ümber. Amen. See on nähtav neile. See peab olema neile nähtav. Me peaks tõmbama inimeste tähelepanu. Amen. Inimesed peaks tulema ja küsima sinu käest, mis sinus on teistmoodi? Sinus on midagi. Ma tean, Malle käest on küsitud, on ju? Kuidas sa saad olla nii rahulik? Miks sa oled kogu aeg nii rahulik? Inimesed peaks nägema meis Jumalat. Et meis on midagi teistmoodi, sest meis ongi midagi teistmoodi. Jumal elab meie sees. Amen. See peaks olema nähtav. Ja tekkis see tüli ja me teame seda, et Abraham ütles Lotile, et vali nüüd, missugust sa tahad, missugust maad sa tahad. Kui sina lähed paremale, lähen mina vasakule. Kui sina lähed vasakule, mina lähen paremale. Andis Lotile valiku. Ja Lot muidugi olles lihalik, nagu ta oli, valis kõige parema maale endale. Kuigi ta oli kõik selle rikkuse saanud ainult tänu Abrahamile. Kahjuks ta ei saanud sellest ise aru, sest ta oli lihalik. Läks Soodoma alla elama. Valis selle ilusa veerikka maa Jordani piirkonnas, see oli siis suur jõgi seal. Ja selle ümbrus oli hästi roheline, hästi viljarikas. Aga kui Lot oli läinud, teinud oma valiku ja läinud Abrahami juurest ära, siis 13 peatükk ja salm 14 ütleb nii. Ja Jehova ütles Abramile, pärast seda, kui Lot tema juurest oli lahkunud, tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled, põhja ja lõuna ja hommiku ja õhtu poole. Sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks. Jumal ei saa meile anda midagi, mida me ei näe. Ta ei saa anda. Me peame seda nägema. Sellepärast on nii kriitiline, et me
toidame ennast Jumala sõnaga, et see ilmutus saaks tulla meie südames, et me näeks neid tõotusi, et me näeks seda, mis meile on antud Kristuses. Miks Paulus palus? Miks me peaks paluma neid Pauluse palveid? Isa, anna mulle tarkuse ja ilmutuse vaimu, et ma teaks, et ma näeks, kes ma olen Kristuses, mis mulle kuulub Kristuses. Sest et kui ma seda ei näe, siis Jumal ei saa mulle seda anda. Tõsta oma silmad üles ja vaata. Ja kogu maa, mida sa näed, selle ma annan sinule. Amen. Toida ennast sõnaga. Toida ennast sõnaga. Toida ennast sõnaga. Toida ennast sõnaga. See sõna, nüüd me lähme ühe asja juurde. Ma ei tea, kas ma jõuan endast ette või... ja vaatame enne tegelikult Jeesust ka. Enne kui me läheme selle, ma jooksen ette endast muidu. Vaatame Jeesust. Miks Jeesus on igas asjas meie eeskuju? Keerame jälle Hebrea kirja tagasi. Hebrea 12 peatükk. Hebrea 12 esimeses salmist ütleb, sellepärast meiegi, et nii suur pilv tunnistajaid on meie ümber. Pangem maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takardab patt ja jookskem kannatlikkusega meile määratud võidu jooksmist. Vaadates usu alustajale ja täide saatjale Jeesusele, kes risti kannatas temale oodatava rõõmu asemel häbist hoolimata. Nüüd ma loen sulle, kuidas ütleb laiendatud tõlge see, kes risti kannatas temale oodatava rõõmu asemel. Ütleb, kes selle rõõmu pärast, mis oli pandud tema ette, kannatas risti välja. Vaadake usu alustajale, täide saatjale Jeesusele. Nüüd, kes selle rõõmu pärast, mis oli pandud tema ette. Mismoodi? Kui me vaatame, tegelikult me ei keeragi, kell on nii palju, me ei keera, aga ma arvan, et me mäletame kõik läbi evangeeliumit, me näeme seda, et Jeesus korduvalt rääkis sellest, et teda piinatakse, et teda pekstakse, et tema peale sülitatakse, et ta lüüakse risti ja et ta tõuseb üles 3. päeval. Amen. Ta rääkis sellest pidevalt. Miks? Sest ta oli seda näinud. Jumala sõnast. Ta leidis iseenda Jumala sõnast. Amen. Ja ta nägi seda, mis temaga hakkab toimuma. Aga ta ei näinud ainult seda ristisurma, ta nägi seda, et 3. päeval ta äratatakse üles. Ja ta nägi seda, et tänu sellele, et ta äratatakse üles, nüüd igal inimesel kogu maamuna peal on võimalus saada päästetud ja saada oma suhe Jumalaga taastatud. Ta nägi midagi ja see oli see, mis tootis tema selle tohutu rõõmu. Ja see oli see, mis andis talle selle vaimuliku jõu, et minna läbi kõigest sellest, millest ta läks läbi. Kui ta ei oleks seda näinud, ma ei tea, ta ei oleks võib-olla sellest läbi läinud. Ta oli maadlemas isegi Getsemani aias. Pisarad, higipisarad olid nagu vered, nagu veri oli seal. See oli nii, ta oli võitlemas oma hinge ja oma vaimuga. Aga see, et ta nägi midagi, hoidis teda kindlana. Ja andis talle selle üleloomuliku rõõmu, et minna sellest kõigest läbi. Amen. Kui sa näed seda, mida Jumal on sinu jaoks valmis pannud, kui sa näed seda, siis mitte miski ei takista sind, mitte miski ei hoia sind tagasi, mitte miski ei lükka sind selle tee pealt ära. Mitte miski ei saa sind petta.
kui sa näed seda, mida Jumal on sinu jaoks valmis pannud ja tead, Jumalal on ainult head asjad sinu jaoks valmis pandud. Leia need tema sõnast. Seal on hunnikus neid. Hunnikus Jumala tõotus ja häid asju, mida ta on rääkinud oma rahva kohta. Leia need, kirjuta need ülesse, pane need enda sisse, näe seda. Ja nüüd jookse rõõmuga seda võidujooksu. Amen. Ja Jumala rõõm on sinu jõud. Jumala rõõm on sinu jõud. Pastor Nancy on rääkinud seda, peale seda, kui ta abikaasa läks taevasse. Ja ta koguses üks naisterahvas, ta suri, aga ta tuli tagasi. Ja ta rääkis, tal oli kogemus, et ta läks taeva ja ta ütles, et ta oli seal taeva värava juures ja seal oli nagu see force field, see nagu üks süka jõuväli, et ta ei saanud väravast sisse minna. Miski kogu aeg, ta nagu põrkas mingi nähtamatu asja vastu ja ta ei saanud sisse minna. Ja ta ütles, et ta nägi, kuidas pastor Nancy abikaasa, Eetüfrein, ta tuli teiselt poolt väravat, ta oli taevas. Ja ta tuli ja ta rääkis talle paari asja, mis olid väga isiklikud, millest ta ei rääkinud. Aga üks asi, mis ta ütles, et mine ja ütle Nancy'le, et ta jookseks oma võidujooksu rõõmuga. Ja pastor Nancy ütles, appikene, kõikidest tuhandetest asjadest, mida ta oleks võinud mulle öelda. Et see naine saadeti tagasi, see naine elas siis ainult vist mingid mõned päevad ja ta läkski taevasse. Ta tuli tagasi ainult selleks, et anda edasi üks sõnum. Ja kõikidest tuhandetest asjadest, mida ta oleks saanud ja võinud talle öelda, oli see, et jooksku oma võidujooksu rõõmuga. Rõõmuga. Sest et see rõõm on meie jõud. Amen. Aga kus see rõõm tuleb? See rõõm tuleb sellest, kui me näeme, mis Jumalal on meie jaoks. Kui see on see peab olema meie südames, see peab olema meie mõtetes. Amen. See on see, kuhu me sirutume, saad sa aru, sul on vaja midagi sinu silma ette, et minna kuhugi. Sest kui meil ei ole mitte midagi silma ees, siis me uitame ringi ja me jääme ringi, uitame, me ei jõua kuhugi. Meil on vaja saada see sõna enda sisse, meil on vaja saada, näha seda. Ta nägi, Jeesus nägi. Mulle meeldib see Jesaja, te ei pea keerama isegi, ma loen teile. Jesaja 50. ta ütleb niimoodi. Jeesus on siis nagu rääkimas. Kujutad ette, prohvet Jesaja on profeteerimas 1000 aastad enne Jeesuse sündi. Ja nagu Jeesus räägiks. Ja ütleb, issand Jehova avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud. Ma ei ole mitte taganenud. Ma andsin oma selja peksjaile ja põsed neile, kes katkusid karvu. Ma ei peitnud oma palet teotuste ja sülje eest. Issand Jehova aitab mind. Sellepärast ma ei tundnud häbi. Sellepärast ma muutsin oma näo otsa kui ränikiviks, sest ma teadsin, et ma ei jää häbisse. Et mu õiguse mõistja on ligidal. Ta teadis midagi, ta nägi midagi. Ja see hoidis ta kindlana, vankumatuna. Ta ütleb, nagu, ma tegin oma näo nagu ränikivi. Miski ei saa mind liigutada. Miski, mitte mingi olukord, mitte miski, mida inimesed mulle teeks või ütleks või mis iganes. Ma tean midagi ja see hoiab mind. Kindlana, vankumatuna. Amen. Nüüd, miks meil on vaja seda sõna nii väga? Ja me keerame 1. Korintuse kirja. 1. Korintuse kiri. Ja salm 2, peatükk 2. Ja ma loen salmist 6. Ütleb, et me kuulutame tarkust täiuslike seast, aga mitte selle maailma ega selle ajastu ülemata tarkust, kes hävivad, vaid me kuulutame Jumala salajas olevat ja varjatud tarkust, mis Jumal on ette määranud,
enne maailma ajastu algust meie auks, mida ükski selle maailma ülemaist ei ole tundnud. Sest kui nad oleksid seda tundnud, ei oleks nad au issandat risti löönud. Vaid nõnda nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja mida inimese südamesse ei ole tõusnud, mis Jumal on valmistanud neile, kes seda armastavad. Ent Jumal on selle meile ilmutanud vaimu läbi, sest vaim uurib kõik asjad, ka Jumala sügavused. Sest kes inimesest teab, mis on inimeses, kui aga inimese vaim, kes temas on. Samuti ei tea ka ükski, mis on Jumalas, kui aga Jumala vaim. Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast, et teaksime, mis Jumal meile armust on andnud. Et teaksime, mida Jumal meile armust on andnud. Et me teaksime, mida Jumal meile armust on andnud. Amen. Et me teaksime. Püha vaim on meile andnud. Püha vaim, kes tunneb Jumala läbi ja lõhki, ta on osa Jumalast. Ja tema teab kõike ja ta on tulnud ja ta on meiega igavesti, et meile ilmutada seda. Amen. Kui me loeme Jumala sõna, kui me uurime Jumala sõna, ütleb püha vaim, aita mind, ilmuta mulle seda sõna. Näita mulle. Saad sa aru, ta on siin, et sulle näidata. Johannese kirjas Jeesus räägib pühast vaimust, et kui püha vaim tuleb, tema näitab sulle. Tema näitab sulle. Tema näitab sulle. Amen. Tema on siin, et ilmutada meile seda, mida Jumal on meile andnud. Jeremia, me ei pööra sinna 33:3 ütleb ka, hüüa mu poole ja ma näitan sulle suuri ja vägevaid asju, mida sa veel ei tea. Ta tahab sulle näidata. Miks? Sest et sul on vaja näha, et sa saaksid joosta rõõmuga. Amen. Rõõmuga. Nüüd, Jumala sõna, me teame seda. Me lugesime eelmine kord, mäletate, see Jumala sõna on see seeme, mida külvatakse ja need südamepinnased, need erinevad maad, kuhu see seeme kukub. Nüüd, Jumala sõna on nii vägev seeme, et kui sina teed oma südame viljarikkaks pinnaseks, siis see kannab võimsat vilja. Amen. Võimsat vilja ja mulle meeldib, mida üks jutlustaja tegi ja ma teen seda siin. Nüüd mul on siin üks pakk. See on küll lahtine, pooleldi kasutatud. Siin on oaseemned. Oaseemne pakk. Nüüd, mis juhtub, kui ma panen need seemned mulda? Kui mul on hea muld, siis ma saan hästi palju ube. On ju? See kannab vilja. Nüüd, mis on selle paki peal? Mis pilt siin on? Siin on valmis oad. Need, mis ma saan panni peale panna ja endale süüa teha. Siin ei ole seemet siin pildi peal. Siin on valmis toode. Lõpptulemus. Ja see on see, mis peab saama meie südamesse. See lõpptulemus. Saad sa aru, Jumala sõna on see seeme. Ja kui sa paned Jumala sõna enda südamesse, see hakkab vilja kandma. Kui sa uurid seda sõna järjepidevalt, kui sa kuulad seda, kui sa loed seda, kui sa mõtled selle peale, sellega sa nagu kastad seda seemet, sa rohid seda, sa lased talle valgust peale paista, et ta kasvab. Ja nüüd see hakkab vilja kandma. Nüüd see ilmutus tuleb esile. Aga see on see lõpptulemus. Nüüd, aga see ongi see, miks me peame Jumala sõna nii armastama ja nii panema, toppima seda endasse. Sest meil on vaja seda pilti lõpptulemusest. Amen. See sõna on seeme, aga meil on vaja näha seda lõpptulemust, et me saaks joosta rõõmuga selle poole. Sest et kui ma panen need seemned maha, siis
kui ma paneks selle hamba alla, see ei maitse hästi. Nii et see seeme iseenesest ei pruugi mulle alguses väga rõõmu pakkuda. Aga kuna ma näen siin paki peal seda lõpptulemust ja mul tekib juba, tahaks juba panna võiga panni peale ja ampsata seda. See tekitab minu sisu. Amen. Ja nüüd see tekitab minus seda rõõmu. Ja nüüd mul ei ole raske minna ja rohida seda uba, sest et mul on kogu aeg see pilt silma ees. Ma tean, et varsti on seal, need varred tulevad ja need väiksed kaunad hakkavad tulema. Varsti. Panen panni sooja. Sest oad on tulemas. Ja samamoodi on Jumala sõnaga. See võib-olla ei ole, ei tea, mis sa võib-olla ei hüppa ja ei karga ja ei tantsi siis, kui sa loed seda või kuulad seda. Sest et vahest see sõna paneb meid tegema korrigeeringuid oma elus. Amen. Vahest see sõna ei pane meid hüppama ja kargama. Aga kui mul on pilt sellest lõpptulemusest, mida Jumal tahab minuga teha ja kuhu ta tahab mind viia, nüüd see annab mulle selle rõõmu kõigest sellest teekonnas. Amen. Ja kui tulevad raskused, ma astun sellest lihtsalt üle. Vahet ei ole, sest mind huvitab see lõpptulemus. Ja ma ei lase sellel nii-öelda käest ära. Ma ei lase selle käest ära. Vaatame paar kirja kohta veel ja siis me lõpetame. Te olete nii kannatlikud olnud. Aga 3 tundi koosolekut ei ole isegi palju. Meil ei olegi 3 tundi, meil on 2,5 olnud. See on ainult üks tavaline film. Amen. Ei ole mitte midagi hullu. Meiega on kõik väga hästi. Lähme keerame Jakobuse kirja ja 1. peatüki. Ja ma loen siit 22. salmist. Aga olge sõna tegijad ja mitte üksipäinis kuuljad iseendid pettes, sest kui keegi on sõna kuulja ja mitte tegija, siis ta on mehe sarnane, kes vaatab oma ihulikku palet peeglis. Ja ta vaatas ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Aga kes vabaduse täiusliku käsu sisse, ütleme lihtsamalt, kes Jumala sõna sisse kummardades on vaadanud ja jääb selle Jumala sõna juurde, ei ole unustav kuulja, vaid on teotegija, see on õnnis oma tegemises. Nüüd ta ütleb, et kui me läheme selle Jumala sõna juurde ka, siis ta vaatab nagu oma palet peeglis. Amen. Tead seda, et Jumala sõna on nagu peegel meile. Tead seda, et kui me vaatame Jumala sõnasse, kui me loeme seda, siis ma peaks nägema oma elu. Ja kui ma ei näe oma elu, siis mina pean muutuma. Amen. Mina pean muutuma. Et minu elu vastaks sellele sõnale, mida ma loen. Amen. Ja lähme vaatame viimane kirja koht, 2. Korintuse kiri. 2. kiri korintlastele. Ja 3. peatükk. 2. Korintuse 3 ja salm 18. Ütleb, aga me kõik, kes katmatu palgega vaatleme issanda auhiilgust otse kui peeglis, muutume samasuguseks kujuks, aust ausse nagu issanda vaimust. Vaatame otse kui peeglist. Me muutume. Amen. Meie peame muutuma. Kui seal on mingid asjad meie elus, mis on olnud takistuseks, et me võiks jõuda sinna lõpp-punkti. Nüüd, kui me vaatame Jumala sõnasse ja kui me muutume, kui me teeme korrektuurid, siis see eemaldab need takistused. Amen. Ja me näeme selgemini. Me astume jälle, nagu kus me alustasime ka, me astume suurema valguse sisse. Amen. Kui su silm on korras, siis on kogu su ihu valguses.
sa näed seda, mis Jumalal on sinu jaoks. Sa hakkad nägema rohkem ja rohkem, selgemini ja selgemini seda lõppu, kuhu Jumal tahab sind viia. Tead, et Jumal tahab meile näidata asju. Ta tahab, sest et tema saab aru, et meil on vaja neid asju, millest kinni haarata, millest kinni hoida, mis hoiavad meid sellel õigel teel, minemas õiges suunas, mis hoiavad meid, et me ei kalduks paremale ega vasakule, vaid me jääks selle õige tee peale. Amen. Et me saaksime kätte need tõotused, mida ta on meile tõotanud. Amen. Nii et teeme oma silmad korda, oma vaimusilmad. Amen. Lähme Jumala sõna juurde kui peegli juurde ja teeme inventuuri ja vaatame, hakka lihtsalt lugema Jumala sõna ja mõtle enda peale. Kuidas mina teen? Kas see, mida ma loen, läheb kokku minu eluga? Kas see, mida ma loen, kas ma käitun nii? Kas ma reageerin nii? Kas ma tegutsen nii? Amen. Ja teeme korrigeeringud ja hakkame muutuma. Ja see toob meile suuremat valgust, suuremat rahu, suuremat rõõmu, sest me oleme astumas Jumala tee peal. Amen. Ta on meid vormimas, ta on meid valmistamas, ta on meid puhastamas. Ja see on ainult ühel eesmärgil, et me saaks astuda tema suurema auhiilguse sisse. Amen. Ja see on väärt seda. See on väärt seda, et teha need korrigeeringud. Jah, see ei ole kerge. Siin on palju asju, millest võib-olla rääkida, kuidas ta räägib sellest viinapuust, et meie oleme need oksad, tema on viinapuu, eks ole, ja isa nüüd ta kärbib neid oksi. Ja see ei ole mugav asi. See ei ole mugav asi, aga see on hea asi meile ja see on tähtis asi. Et me võiks rohkem vilja kanda. Amen. Jumal tahab, et me tõusaks oma usus uuele tasemele. Amen. Et me usk oleks nii kindel temas ja tema sõnas. Selles, mida tema on meile öelnud. Selles, mida tema on meile tõotanud. Et me oleme nagu need mehed, kelledest me täna lugesime. Mis iganes ei tule meie tee peal ette. Ja me teame, nad läksid läbi väga rasketest olukordadest. Me ütleme, ei isa, sest sina oled öelnud, sina oled mulle öelnud, sina oled mulle näidanud, sina oled mulle seda ilmutanud ja ma hoian sellest kinni. Eelmine kord ka me rääkisime sellest bulldogi moodi usust. Ma hoian sellest, ma ei lase lahti. Ma ei lase lahti, sest see on minu õnnistus, see on minu elu, see on minu tulevik, mida Jumal on minu jaoks valmis pannud. Amen. Ja kui vaja, ma võitlen selle eest. Aga me ei lase sellest lahti. Amen. Ja me jõuame sinna lõppu pärale. Ja see on auline. Amen. See on auline. Ja inimesed näevad Jumalat meie elus. Amen. Sest kui me oleme samamoodi läbi pekstud ja löödud ja elame kuidagi otsale ja oleme haiged ja kogu aeg nagu mööda arste jookseme, siis mida need maailma inimesed meist teistmoodi näevad? Aga see, kui me oleme terved, see, kui me oleme jõukad, see, kui me oleme kogu aeg rõõmsad, vaatamata, mis ei toimu maailmas. Kui me käime rahu sees, siis see on neile tunnistus. Nad näevad, ma ei saa aru, kuidas ta niimoodi saab elada. Kuidas tal kogu aeg nii hästi läheb? Amen. Ja see on see, mis peaks meie elust välja paistma. Nii et jälle õhutage oma usk ülesse. Nädala jooksul mõelge nende asjade peale. Oi, mul jäi siin veel üks leht taga. Ja, et ma ei märganud seda enne. Võib-olla ma räägin järgmine kord. Aga järgmine kord ma tahaksin ikkagi jõuda selle asja juurde. Me tahame rääkida ka Jumala õnnistusest. Amen. Jumal tahab, et me oleksime õnnistatud. Ta on meid õnnistanud. Aga jälle me peame seda nägema. Aga me räägime sellest järgmine kord. Nii et minge koju, mõelge nende asjade üle. Tõmmake Jumalale ligi. Uurige Jumala sõna.
Vaadake seda otse kui peeglit. Nähke ise ennast seal. Ja kui sa ei näe, siis teeme muutusi. Amen. Ja lähme vägevalt edasi koos Jumalaga ja me näeme, tead seda, et meil on tohutult helge tulevik ees. Tohutult helge tulevik. Amen. Ja see ei ole lihtsalt nagu suu soojaks öeldud või kuidagi, et ma tahan lihtsalt midagi ilusat ja toredat lõppu öelda. See on tõde. Kui meie hoiame Jumalast kinni, siis seal on tohutult helge tulevik ees. Amen. Nii et täna me lõpetame. Minge rõõmsalt. Rääkige üksteisega rõõmsat juttu. Ärme räägi negatiivseid asju, ärme räägi kurbi ja mis iganes asju. Amen. Ja õhutame üksteist üles ja tuleme tagasi. Homme tuleme palvetama. Amen. Nii et näeme jälle.